No tere kõigile! Olen siis maalt linnas tagasi sõbra garaažis ja teda Petris ikka ei tööta. See linnast maale sõit oli nagu see Võru poes käik, aga 3 tundi kauem. Nii et täna käisin automaailmas, võtsin õhufiltri, küünlad. Ja siis hommikul tuttav Tavi tõi proovimiseks õhulugeja ja lambda. Et äkki on viga nendes, et saan proovida. Ja jah, lambdat vist ei hakka siin tungi otsas vahetama. Sest et õues on mingi 2 ilm ja siis ma jääsin ninapidi tuppa. Et vaatab küünlad, õhulugeja, vaatab, mis see pann meil siis teeb. Ja kui on aega ja viitsimist üle, siis paneks mordid alla ja teeks need käänad lõpuni, sest et sel nädalal põmstab valmis. Võib-olla pean olema suur tüdruk ja ise selle põhja ära keevitama. Veits kardan. Aga ühesõnaga täna siis üritame Beatrice'i natuke aidata ja vaadata, kas saab paremaks. No muidugi, mis on tore näha, on see, et uus tehnik peab ilusti, et ei olegi gaas kõver. Ja nüüd vaatab küünlad ära. Siin on siis vanad küünlad rivis. Ja õhufiltri võtsin ära. Vaatame siis, kas on tunda mingit vahet uute küünaldega. Ütleme nii, et ei ole korras. Vaatame siis, mis ta teise õhulugejaga teeb. Nii, Beatrice'i õhulugeja on siin, uus õhulugeja on küljes. No ütleme nii, et viga on ikka alles. Ühesõnaga viga ei ole õhulugejas. Ostke peam, soovitan. Aga tegelikult ei ole nii hull. Võib-olla. Minu sisetunne ütleb, et äkki see saab kuskilt lisaõhku või on kütusefilter peetis. Sest et sellel suri pump ära 2 päeva peale ostmist. Üleüldse mul see auto on olnud 3 nädalat. 3 nädalat. Ja ma juba filmin sellest 3. osa, nii et või 2. või 3. mina ei tea. Või 4. Aga ühesõnaga, äkki see saab kuskilt lisaõhku, mõtlesin mina. Seda ma saan kontrollida preiguga, kui ma siit garaažist kuskilt preikut leian. Panen auto käima ja lihtsalt puustutan igale poole seda ja midagi muutub, siis on teada. Aga teine variant on jah see kütusefilter. On ju. Ühesõnaga, mul ei jutt pooleli seal, et mul suri see välja Jüri tanklas sõidu ajal. Ja siis paagipump andis saba ja siis ma ostsin filtri ka, aga ma ei ole seda ära vahetanud. Ja selle filter on kuskil seal kolle all, mida on väga kole vahetada. Aga no tõstukile ei saa, sest et mingi räib on ees. Igal filtri võiks niikuinii ära vahetada, on ju. Ja ühtlasel gaasil kiirendades ta ka nagu ta ei kiirenda ühtlaselt, vaid ta nagu lainetab niimoodi. Vaikselt läheb.
et mees arvas, et nädalavahetusel võiks siis selle kütusepumba üle vaadata. Aga samas äkki ongi see, et filter on lihtsalt nii umbes, et ta ei jõua sealt läbi pumbata. Võib-olla ma ei tea. Ühesõnaga, ma olen siin juba nii kaua mõelnud, et ma olen väsinud mõtlemisest ja siis ma mõtlesin, et ma teen midagi, mis mind rahustab ja mu närve rahustab ja annab mulle mitte mõtlemise aega. Ja siis ühesõnaga, nüüd võtsin relakale traadi otsa ja tagatiivale veits hagu. Okei, või siiski teeme ikkagi selle õhulekke tõesti kohe ära, muidu ma ei saa värvida. Nii et praegu panen talo kuhugi siia. No ei ole õhku, kuskil lauku ei ole. Ütleme nii, et mulle vist meeldis ta roostasena rohkem. Nagu midagi hullu ei ole. Aga samas minu kui inimese silmale, kes on töötanud koloristina, on seda nagu see tooni erinevus veits on silmi pimestav. Aga ei ole hullu, tead. Meil on vaja ühte kleepsu, sest et meil tuli väike auk. Siis ma täidan selle ära millegagi, keevitama küll ei hakka. Aga tadaa! Siit veits hajutasin, aga no ust ma küll hajutanud. Et nagu kuni ukseni on isegi suht nagu talutav. Aga nagu see ukse ja see tooni vahel ikka nagu massive. Et no siit on näha ka seda toonivahetist, see on jumala. Aga samas niimoodi otse nagu ei ole hullu. Väga hullu. Või on? Ma ei tea ka ju. Võib-olla peaks auto puhtaks pidama lihtsalt. Ja siit on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meetri pill on see. Ärge lähemalt vaadake palun, kui te näete seda kuskil. 7 meetrit. Lähenemiskeeld. Tav. Uurisin siis tõstukit mõnelt sõbralt, et kas saab vahetada see filtrijunn ära. Sest et tõesti ei viitsi seda tungi peal teha. Ja lambda saaks ka tõstukil mugavamalt, aga tundub, et esimene reaalne variant seda teha ehk tõstukile saada on homme. Nii et täna siis üritan veel sinna panna amordid alla ja käänades lüüa need teised puksid siis sisse. Tundub, et tänaseks on kõik. Kell on 22:26. Käänadega jõudsin nii kaugele, et üks on täitsa valmis, see on täitsa valmis. Oi, vabandust, ma ütlesin natuke tudisena. Ühel on üks, seda tahaks natukene veel ja teine on ka vaja panna. Siis on käänad valmis ja siis amordid said ka alla. Aga homme siis ma loodan saada Petrisiga tõstukile, et vahetada filter ja lambda. Ja loodame, et nendest on abi. Ja kui ei ole, siis mõtleme edasi. Vaatame äkki mingit süüta poole vahetada või värki, särki. Ja sellel tahaks, midagi nii kõvasti.
sellele püüaks homme põhjalt need kohad puhtaks lasta, kuhu need plaadid tuleb keevitada. Et kui me Renaar ükskord terveks saab, et siis saab ära keevitada. Või siis pean ise olema piisavalt tark ja ära keevitama. Aga ühesõnaga, täna siis oli selline päev. Näeme järgmises. Aidaa!